Täna 15. jaanuaril toimus Strasbourgis huvitav debatt Euroopa tulevikuperspektiivid üle, mille juhatas sisse Austria liidukantsler Faymann, huvitaval kombel ise alles äsja euroskeptik, nagu mitmed saadikud tunnistasid, kellest on nüüd saanud Euroopa Liidu toetaja. See debatt päris loomuldasa jagunes euroskeptikute ja tugevama liitumise pooldajate vahel, viimased oli muidugi rohkem. Euroskeptikud, eriti inglased, rõhutasid seda, et Euroopa Liit peab olema valikuline ja paindlik. Nende vastased ütlesid, Euroopa Liit ei ole à la carte menüü, kus saab valida sobivaid roogasid, vaid tuleb vastutust kanda ja minna ühtlaselt koos kõigiga. Ja esitati uuesti idee ka sellest, et Euroopa Liit vajab teist koda, nagu USA vajab senatit, see tähendab liikmesriikide valitsused peaksidki niisuguse parlamendi teise koja moodustama. Siis oleks asjal mõtet, kui Euroopa Parlament ja tulevane teine koda oleksid omavahel ühendatud. Ma arvan siiski, et Euroopa tulevik on palju praktilisemat laadi. Ja tegelikult ärme laseme ennast eksitada sellest, kas ees seisab hirmuäratav föderaalne Euroopa või jääb ta rahvusriikide liiduks. Küsimus on pigem selles, mida me praktiliselt Euroopaga peale hakkama ja kas me võtame eelkõige tõsiselt Euroopa ühispoliitikaid. Kas me võtame tõsiselt ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ühist energiapoliitikat, ühist küberjulgeolekupoliitikat ja palju teisi ja kas me suudame lõpuks täielikult viia lõpule Euroopa ühtse turu ning majandus- ja rahandusliidu, mis asutati ligi 21 aastat tagasi. See on tegelikult praktiline küsimus, see on teostatav ja küsimus seisab ikkagi selles, et miks me seda pole suutnud saavutada. Kas on küsimus ainult poliitilise tahte puuduses, nagu sageli räägitakse ka parlamendis? Parlament on enam-vähem ühel nõul, valitsused aga eri arvamusel ja igaüks vaatab oma konkreetset huve. Tegelikult on küsimus ka laiem, see on küsimus pigem vast mentaliteedis. Ja siin on kaks lähenemist. On võimalik vaadata Euroopa Liitu kui teenuste pakkujat, samuti oma riiki, kes pakub teenuseid, hüvesid ja keda valitakse vastavalt sellele, kui häid teenuseid ta pakub. Teine lähenemisviis, mis vastab rohkem Euroopa tulevikule ja praegusele kriisile, on see, kas me tunneme ja vaatleme Euroopa Liitu ja oma riiki kaasomanikena, kaaskodanikena, kes kannavad kaasvastutust selle saatuse eest. Viimased 4 aastat on tekitanud vähemalt 2 järeldust. Üks on see, et rahandus- ja majanduskriis juurdub moraalsete väärtuste ja eetikakriisis. Ja teine on see, et senine 30 aastat väldanud heaolu ja tarbimisühiskonna mudel, mis kasvatas harjumusi elada homse arvel ja me oleme jõudnud praegu juba harjumuseni elada ülehomse arvel, see tähendab elada oma lastelaste arvel, mitte eestlased, vaid enamik jõukamatest Euroopa maadest pärinevaid kodanikke, et see mudel on edasises perspektiivis jätkusuutmatu. Sellega ei suuda jätkata, sest juba mõne aja pärast on vanemas Euroopas 2–3 maksumaksjat ühe pensionäri järgi. See tähendab, kui puuduvad lapsed, kui puudub võistlusvõime tõus, kui puudub innovatsioon, kui me räägime neist, aga midagi tõsist ei järgne, siis ikkagi on midagi viltu, mitte ainult rahastamisega, mida on kindlasti ka vaja innovatsiooni ja konkurentsivõime tõstmise jaoks,
vaid küsimus on meie endi suhtumiste muutmises. Ja suhtumiste muutmine käib mitte ainult valitsuste ja Euroopa ametnike jaoks, vaid täpselt samamoodi kehtib ta kõigi kodanike jaoks. On kohane meenutada kuulsa Euroopa Komisjoni presidendi Jacques Delors'i 21 aastat tagasi esitatud mõtet. See oli kohe pärast Maastrichti lepingu sõlmimist ja majandus- ja rahaliidu moodustamist, mis siiamaani pole veel paigas. Nimelt, kui me 10 lähema aasta jooksul ei suuda Euroopale leida hinge, ei suuda leida tema mõtet, siis on mäng kaotatud. Sellest tähtajast on mööda peaaegu 11 aastat. Ja ikkagi lahendus on selles, et mitte leiutada niivõrd uusi institutsioone, uusi vahendeid ja meetodeid, kuivõrd muuta oma suhtumist. Tasakaalustada oma vaimsed, euroopalikud ja materiaalsed eesmärgid ja võtta täis vastutus selle ainulaadse ajaloolise eksperimendi ja projekti eest, mida endast ühinenud Euroopa kujutab.